Meie oleme Sandra ja Hans ning koos oma mitte nii ustava karavan Molliga sõitsime me ringi mööda Balkani poolsaart. Näitasime, kuidas autos päriselt igapäevaelu käib ja avastasime eepilisi kohti. Aitäh, et kinnitasid turvavöö ja ühinesid meiega, sest see oli üks vinge seiklus. No nii, tere hommikust. Täna on 4. märtsi hommik. Eile oli filmimine tundsin, et mega väsimus oli ja ma arvan, et see on siis mingist pingelangusest. Sõitsime eile 40 kilomeetrit siia prügihunniku vahele. Jõudsime väga pimedas, siis öösel polnud näha seda. Aga hommikul ärkasime linnulaulu peale üles. Ilm on varakevadane, niiske. Ja see loodus siin ümber on ka nagu eestilik muidu välja arvatud see prügi, et prügi on küll siin nagu igal pool. Tegelikult ei saa neid pingeid täiesti maha lasta, et mingi kõlksumine käib ikka meil, aga ma arvan, et siin kohal tuleb silm kinni pigistada, et me näitasin mehaanikule ka seda, ta kuulis seda, ütles, et ma ei tea, pead proovima laagrid vahetada, siis ma ütlesin, me oleme 2 korda vahetanud, siis ta ütles, et siis on midagi muud seal ilmselt kehvasti. Öidlad pihus, et me jõuame Eestisse välja nüüd ilma muude hullemate sekeldusteta. Bulgaarias on siis teemaks mingi käepoelad. Täpselt backstory't ei tea, aga mehaanik andis meile veel kaasa sükse, äkki toob enne. Ta peaks auto küljes olema, et see meie küljes on, see ei tähenda midagi, see peab autole enne tooma. Autole peab enne tooma, aga Sandrale ei meeldi, kui mingid asjad ripuvad siis. Mulle ei meeldi, et ta nagu tilpneb kuskil. Panen ta käe selle lingi külge. Siia. See on nii kõvasti selle lihtsalt, et ta ei saa tilbendada. Nii, et nüüd oleks. Nüüd meil on ainult hea õnn hipimärgiga. Hipi õnne meil oligi vaja. Peksab sinist tagant. Õlijais on ka üleval. Discar, No nii, 2265 kilomeetrit veel minna ja esimene kilomeeter. Võtame selle auto ära sealt. Ja siis hakkame sõitma ja panen telefoni käest ära ja filmi. Mööda mägiseid Bulgaaria teid sai meie teekond Eestisse taas hoo sisse. Et kodumaale tagasi jõuda, tuli meil läbida 8 erinevat riiki, millest esimene riik Serbia oli vaid 100 kilomeetrit eemal. Piiripunktis küsiti meilt korduvalt, et kas ikka teame, kuhu riiki me lähme. Hello! Serbia! Serbia, yes. That part? This is Serbia, you know? Yeah. Serbia möödus kiiresti, saime vaid sõbraliku lehvituse kohalikelt ja olimegi jõudnud järgmisesse piiripunkti. Nüüd üle Donau jõe Rumeeniasse, mille kallast mööda me ka edasi Ungari poole puhasime. Meil jäänud Eestisse. Me oleme tugevad, me saame hakkama sellega. Yes! See on juba lumme kusta. Palju on sünnipäevaks! See väike peaaegu English breakfast hästi paljude piinsidega. No, see asendab selle, et seda verikäkki ei ole. Piins! Piins! Terve tee puksutada nüüd. Teile teeme kapsast ja täna Njam. Hansu sünnipäeva hommik jätkus, üllatus, ikka autosõiduga. Kui me nüüd ausad oleme, siis ega tegelikult nendel pikkadel sõidupäevadel suurt midagi põnevat ei toimugi. Kilomeeter kilomeetri järel saabume me Eestile aga aina lähemale.
nagu Windowsi background. Tõesti, täna on soe ilm, mõtlesime, et teeme natuke lühema päeva, tähistame sünnipäeva ja ma vaatan, et meil on ka väike veekogu siin, et äkki peaks siis enda lubadustes kinni pidama ja kuni Eestini välja vähemalt ujumas käima. Me oleme Ungaris kusjuures, seda polegi maininud, oleme ainult põrutanud edasi Eesti poole, aga jah, kuna täna on soe ja mõnus, siis mõtlesime, et teeme natukene mõnusama olemise siin viimast päeva. Üks asi, mida ma olen tahtnud terve selle reisi jooksul teha, on hämak üles panna. Ma tegelikult ei tahtnud enam üldse minna, sest juba on väike loo ja see jahe on väljas. Ja siis Sandra ütles, et sünnipäeva supp pluss. Ja siis ma olin nagu tegelikult, ma nagu lubasin ka, et tuleb ära teha. Ma arvan, et sa teed see niimoodi. Tuleb hästi kiiresti. Juba teed. Tavai. Pole väga ujumise koht vist. Oota! Külm on! Tule välja siis! Piinleb. Ta piinleb. Jah. Ei. Kuidas oli? Mul läheb sauna vaja. See on nagu külm asi. Ma usun, jah. Näpistab nüüd see külm. Aga väljas on soe nüüd. Sünnipäeva puhul väike šampuus. Šnaps. Järjekordne sünnipäev. Mitte Eestis. Pauguga. Jah. Kaugele. Ruumacher ka. Ei. No tekib. Ma pean jälle juhtmeid nussutama minema, aga ma ei taha seda täna teha, sest väljas on külm. Okei. Ei saa kohe minema. Nüüd jälle olen selline auto all. Karterist oli tikub sirinal, neetud tihend on deformeerunud. Karbus seppaga nussi palati, nõelklapid umbes 15 ujuk funktsioneerimist loob. Hoojamehed jälle ära tõmmatud, tahavad pigem läinud sama teed, kes käskis mul seda kärus soetada. Meil oli siin suur vaidlus Sandraga, kas püksteta võib sõita või ei. Sina ei või. Miks ma ei või püksteta sõita? See on mingi vastik liputaja lihtsalt. Ei, mul on nagu aluspüksid on jalas. See ei huvita. Ega ma mingi roolis siin võmpa ei näita kõikidele. Tahad oma karvasid sääri näidata kõikidele. Keegi ei näe siia. Ma vean kihla lihtsalt, et nüüd mingi ment võtab vahele, sest naljaks. Võtku. Ise teavad. 1669 veel sõita. Mitte Eestini, Eestini on lähedal natuke. Viljandi. Ungaris siis avastasin, küla vahel on sellised sinised veevõtu kohad, pumbad. Muljud siia peale. Vesi tuleb. Läbipaistev,
täpselt siuke nagu ise olema peaks, noh. Kätte on jõudnud järjekordne hommik. Kui eile sai 6-kraadises soojas ärgatud Ungaris, siis täna siin Poolas on täitsa 0 kraadi lähedale. Aga õnneks meil karavanis kena soe, 20 kraadi. Pole üldse probleem. Aga jaa, oleme enda otsaga jõudnud Poola ja kuskil 1200 kilomeetrit on jäänud veel meie lõppsihtkohta. Tänane öökoht on siis suht mürarohke maantee ääres. Vahest juhtub, näe Sandra ka seal. Eilne päev sõitsime, mis me sõitsime, aga nagu kilomeetrid väga ei suutnud tekitada. Midagi ikka, alla 500. Teed olid ka siuksed hästi känulised ja kitsad ja aeglased. Pluss meie see tagumine ratas on hullemat ajalt hakanud tegema, nii et tahaks sirgeid, pikki ja igavaid maanteid nüüd. Ma näen, et lund sajab. Ma näen ka. Ju. Lähme ära. Mis juhtus? Lähen mina siis tussi alla ja võtan juba kõik rõided sellest ära, lähen sinna, sulistan ja vesi ei lähe siis soojaks. Aga seda ei tunda, et seal nagu oli enne räigelt auranud, ehk siis mingi mees oli üldse naiste kuradi seal tussi nurgas, pesi ennast rahulikult mingi 5 tundi raudselt. Ja siis nüüd ma ei saanudki ja ma ei viitsinud seal mingi külma vee all küll ennast pesta. Siin sõitsime restorani juurde sisse ja siin on jõhkralt palju autosid. Ma loodan, et meil antakse süüa ka. Võib-olla on kõik kohad täis. See on küll ämbri täis suppi ju. Oh yeah. 6 euro eest suppi küll. Ja järjekordselt Poola klassika. Platisupp. Magu. Nüüd kui supp on söödud, siis meil on veel pielmeenid. Aga kõht on päris täis. Kõht on suht täis. Paar tükki jaksab. Jaa, ma arvan ka. Kõik ei jaksaks. Kokku on 7 tükki, 3,5. Äkki pingutab ära ikka. Nad on suured pelmeenid ka. Vaatsin üle, kas on sama summa, sest ma ei vaadanud enne palju ta pani. Mis Anu tegi? Tankis autot. Mis tal juhtus siis? Tankis ära ja siis ta hakkas tagasi panema seda pistolit ja siis kukus maha. Siis ta oli mingi ma ei tea, ropendas võib-olla. Pole kindel. Mingi pläät ütleb. Meil on veel 800 kilomeetrit minna enam-vähem 10 tundi. Aga ilmselt sõidame kauem. Bullshit. Lubasin jah, kuni Eesti nii välja. Poola. Ma ei lootnud, et me nii kiiresti Poolas olema, aga it is what it is. Maa on krõbe. Järn. Mida ta on? Ma ei lähe väga kaugele.
Oi! Oh! Ai. Oh! Ei no see on täiesti teine klass. Kaua ma olin siis? Paar sekki. Paar sekki, jah? Okei, this is ice. Täna on meil natuke teised probleemid. Allpool on jah. Kurva! Hommikul kiiruga siis läksime Mäkki sööma ja hakkasime juba maantee poole sõitma peale Mäkki ja siis tuli meelde, et meil pole vist treppi kaasas. Nüüd me jõuame täpselt siia parkimisplatsi vaatama, kas meie trepp on siin olemas, ei ole. God damn! No jah, another one. No nii, esimene peatus Leedus ja meie mootor on hakanud reisi lõpupoole rohkem õli sööma. Nüüd olen pidanud tihedamini õli juurde valama. Märk sellest, et mootor on küpsi omadega. Viimane tankimine Leedus, sest siin on odavam kui Lätis, aga vist isegi natuke odavam kui Eestis. Aga üle ära, jah. Siis ajam, kui sa ütled seda. Kui sa maha tilgutad, oi. Ära naerma mind, Ants! Kakakott olen, ei saa niimoodi. No, ei saanud. Not a single drop. Ma nukke Isegi sulle. kui sa hakkasid mind naerma ajama. Ma nukke sulle. Aga ma oleks... Kuna on täna hästi laisad ja tahame sõita hästi palju ja siis Emsist väike kebab. Nii, mu käsi on siin all. Issand, see on pidev, see on suurem välja, Jesus. Aga ta on hästi nagu lapik. See on massiivne välja. Aga nagu ta on väga suur lihtsalt. Võt, sööme kõhud täis ja sõidame Eestisse. Jooksemegi tagasi koju. See on nüüd edukas, et uuesti. Ma ei olegi väga edukas praegu. Ma nagu väga ei tahaks olla. That's how it went, noh. Sa pead olema õnnelik selle üle, et see auto jõudis Eestisse üldse. Aga ilm on nii kole ja hall. Hirmus. Ja olemegi jõudnud Viljandi. Ja olemegi siin. Auto jõudis ühest tükis kohale peale mitmest parandust. Aga tagasi me oleme. Kuigi oli veidi kurb, et pidime nii vara Eestisse tagasi tulema, siis samas oli tunne hea, et oleme turvaliselt kodus tagasi. Viljandis võttis meid vastu minu pere, kellega koos sai reisist muljetada ja head toitu nautida. Reis sai küll otsa, kuid nii palju on veel põnevat ees. Iga teekond lõppeb, et anda ruumi järgmisele. Oi, kuidas aeg on lennanud. Vahepeal Kreeka reisist on möödunud 1,5 aastat lausa. Vahepeal on palju toimunud. Esmane asi ja kõige tähtsam asi. Me abiellusime Sandraga. Ja meie pulm toimus sellel suvel Saaremaal. Väga idülliline, väga mõnus ja siuke pisike pulm pere ja sõpradega. Samuti on meist saanud ka päris YouTuberid täiesti luust ja lihast. Et siis umbes eelmise aasta augustis 2024 me saime enda 1000 subscriberit kokku tänu teile. Ja nüüd on siis meid juba 1500. Isegi ülegi 1500 juba. Ja seda me ei uskunud. Ja nagu kui keegi mäletab, siis me reisi vahepeal ütlesime, et kui saaks 1000 subscriberit kokku, siis oleks nii lahe. Nüüd juba 1500. Vot, nii et aitäh teile ja siis aitäh veel kord.
nagu te aru olete saanud, siis Kreeka reis tegelikult toimus 2023 lõpp, 2024 algus, aga lihtsalt elu on vahepeal olnud nii kiire, et me pole jõudnud kiiremini neid kokku panna ja editida. Jah, produktsioonitiimi meil kahjuks taga ei ole, kõik videod me oleme ise läbi töötanud, kõik vaatanud, kõik teinud, kõik muusika. Nii et see on meie 2 kätetöö siin. Saame uhkusega näidata. Vahepeal on elu jah tõesti nii kiire olnud, et ma olen isegi jõudnud peaaegu pool maailma läbi rännata tänu tööga, aga ikkagi. Ja üks isegi väga-väga eriline koht on ka, kus me käisime Sandra isaga. Selle ma filmisin ka üles, et võib-olla isegi varsti näeb seda meie kanalilt. Lennuk. Tahaks ka soojale maale minna. Kuidas sul, Sandra? Ja nüüd peale neid kõike maailma otsi, mis ma läbi käisin, tulin tagasi Eestisse, jäin rohkem paiksemaks ja hakkasin päriselt karavani ehitajaks. Nii et shout out Camping Van. Kui on sinul ka abi vaja kämperi ehitusel, siis mina koos Camping Van tiimiga saame ilmselt aidata. Nii et helistage, subscribe'ige Camping Vani ja ehitage kämpereid ise. Nõus. Ja jah, Molli on meil ikka veel alles, täiesti siin. Lihtsalt pole temaga vahepeal väga palju midagi teinud. Ja, et ühe korra laagri vahetus, nüüd sai ühe tummisemad laagrid sinna taha alla. Ja siis see imelik kolks, mis meil seal tee lõpus oli, see oli siis veovellidest tulenev ja siis need sai ka Porsche veovellide vastu välja vahetatud. Nii et nüüd peaks nagu vastupidavam olema. Uhke värk ikka. Aga selles suhtes reisile ilmselt me tormasime natuke kiiresti sellega, et oleks pidanud natukene rohkem ette valmistama selle auto, et see reis kahjuks sai meil selle tõttu ka natuke liiga kiiresti läbi, ma arvan. Jah, oleks tahtnud võib-olla veel Türki minna ja värki, aga noh, eks elu teeb nii, nagu tahab teha. Ja. Tundub, et me pidime siis tagasi tulema. Järgmine kord siis teame rohkem, teeme paremini ja tugevamaks teeme auto. Molli jääb küll natukeseks ajaks nüüd Eesti peale ringi rändama, aga see ei tähenda, et meil reisid oleks otsa saanud. Oi, meil on tegelikult mega palju asju juba filmitud. Loodame need ruttu kokku panna ja veel on seiklusi ees ka, seega contenti tuleb, videod ei saa otsa ja teil on midagi vaadata. Ja üks lubadus oli ka, et kuni Eestini välja siis külma vette minna. Täitsa on meeldima hakanud selle 1,5 aasta jooksul, et nüüd käin juba vabatahtlikult. Ja 2024 aasta lõpus siis saigi täpselt niimoodi käidud. Seekordne reisisaaga sai siis sellise kiire lõpu. Aitäh kõigile, kes olete meiega sellele reisil ühinenud. Aitäh subscribe'imast, aitäh likeimast, aitäh kommenteerimast. Ja kuna mina lubasin Eestini välja ujumas käia, siis seda ma ka teen. Nii et tulge enda mugavustsoonist välja ja minge ise ka külma vette ujuma või minge metsa või tehke midagi, mida te muidu ei tee. Nüüd on 10 sekki, jah? Ma arvan küll.